No nii, tere tulemast kuulama Eesti kõige värskemat diskipodcasti nimega Täiesti kettas. Mõtlesin kohe, et mingi slogan ka sellele mõelda, kuidas seda paremini võib-olla sisse juhatada, aga siis sain aru, et ega me tegelikult ei tea, mis siit üldse välja tuleb. Nii et mul on üks teine challenge sellega kuulajatel hiljem. Igatahes minu nimi Tambet Nugin, tutvustan enda diskielu ka siis natukene suuremateks saavutusteks. Pean siis 2023 Elva MyFlexi 10. kohta ja 2021 aasta Discland Starsi 7. koht siis, kus mul average'isin peaaegu 900 PDG-d. Minuga koos stuudios on siis Markus Saarepuu. Tere! Hobi diskgolfar ja elukutseline noolemängija. Ja uurisin siin natukene Markuse võistluseid, leidsin, et Järvakandi EDGL-ilt oled võitnud 11 eurot kunagi. Suurimad võidurahad. Jah. Et ma mõtlesingi, et see oli ju mõni aasta tagasi ka, et nagu selline monumentaalne summa noorsportlasele, et kuidas see nagu mõjutas ja kuidas see sinu elu on tänaseks muutnud? Väga hea küsimus. Ei, tegelikult ütleme niimoodi, et iga raha, mis kuskilt tuleb, on täiesti kasulik ja võit on võit. Väga tubli ja siis minuga on kaasas veel siin Mikk Mõts. Tere kõigile. Legendaarne, kõigile teada tuntud ikkagi kui MA1 kuningas Tüünist aastal 2022. Et äkki räägid natukene lähemalt sellest, et see oli ju sinu esimene suurem võit ja sa olid siis ju mingi, kui vana, 11-12? Ja võib-olla isegi vähem. Okay. Ei, ta oli jah, esimene suurem võit, mängisin esimese ringi 5 alla, teise 5 alla ja siis kolmas oli mingi, ma ei tea, 10 peale, aga kuidagi õnnestus see võit võtta, et siiani üks mu suurimaid ikkagi EMA võita, nii et ma olen uhke tänase päevani. Väga tubli, väga tubli. Aga räägime siis natukene podcastist ka, et idee autor ongi meil tegelikult Mikk, kes siis meid Markuse ära kauples, et proovime ära. Et eks me natukene siin putkisime vastu küll, aga proovisime kuidagi, aga lõpuks mõtlesime, et teeme ära, et idee nagu tuli sinu poolt, et äkki sa räägid lähemalt, et miks me siin oleme ja mis me siin saavutada tahame? Ja ma tundsin, et diskgolf võib-olla vajaks midagi sellist, sest ma ise olen hästi suur podcastide kuulaja ja ma arvan, et diskgolfi kogukond on suhteliselt suur, kes seda kuulata ka tahaks võib-olla, kellel oleks huvitav mingeid võistluste kokkuvõtteid ja põnevamaid teemasid kuulata, sest et lihtsalt igapäevast autosõitu ja värki on palju, kus seda tühimikku täita, et ma arvan, et diskgolf vajaks midagi sellist, et podcast on meil diskimaastikul põhimõtteliselt väga vähe ikkagi olnud, et vaatame. Ja nagu Mikk algusest peale rääkis, siis me proovimegi teha võimalikult nagu vabas vormis. On, jah, et see olekski nagu sõprade arutelu põhimõtteliselt. Cool. Üks küsimus veel sulle. Nime, vaata, kui me panime selle Insta story, siis mulle juba kirjutati mitu korda, et nagu mega hea nimi. Et sa tavaliselt nagu nii palju, kui mina sind tean. No nii, ütle ära. Siis sa nagu ei ole tuntud oma väga kirgaste ideede poolest tavaliselt. Okay. Et kuidas sa nagu sellise purakaga nagu välja tulid? Jah, see on võib-olla selle MA1 võidu järel teine mu suurim saavutus. See uhke nimi, et ma ei tea, jah. Tuli siuke nagu välgunool ja üle pika üks hea mõte minu poolt ka, et midagigi. Ei, super, väga tõesti, mulle ka, minust on äge see nimi. Tegelikult on üks hea mõte veel. Jõulumäel 6. rada mängida Haiseriga, mitte Forega otsekäppi. Jah. Statistiliselt, mitte seekord mitte enam. Eestikad ja mingid, ma ei tea, terve hunnik EDGL olen mänginud ja olen ilusti mingite BD-de asjadega selle enam mingite honoritega kohale jõudnud. Mängid tavaliselt 5 selle? Ei. Ja siis seekord läksin ei jõu driveritega kohal enam, nii et jäin selle Fore Flexi peale. Neid jäid ka stabiilselt lühkaks, nii et... See on nagu Elvas meil üks mees, kes mängib 7. rada taguriga paremalt. Jah, aga ma olen tegelikult neid päris mitmeid näinud ja täitsa saab, et... Seda küll. Pole mõtet minna kindlat 4 võtma, kui tead, et sealt saad alati 3. Ja, just. Nii, üks küsimus või üks teema veel, et see, kuidas meil need rolli nüüd jaotuvad siin, et mina siis olen nii-öelda saatejuht, ja ma olin tegelikult väga uhke, kui alguses me rääkisime kontoris sellest ja Mikk ütles, et mina võiksin nagu olla, et esimese mõttena tegelikult see nagu väga liigutus mind, väga tore vaata, et sõbrad nagu arvavad, on ju. Aga äkki, Markus, sina räägid, et kuidas see nagu
kuidas see rollide jaotus nagu päriselt nagu kujunes ja mis see nagu lugu seal taga oli, et äkki see noh, et teid oma sõnadega natukene, et ja no ütleme niimoodi, et Mikk on Tambetit alati ülistanud oma iidolina. Et nagu tema lemmikmängija on Silver Lätt, nii on tema lemmikinimene Tambet Nugin. Ja ma soovikski võib-olla siinkohal öelda, et tsiteerides Mikku, siis noh, mõtle, et on nagu Paul ja Riki on ju, ja siis on näiteks Terry Miller. Ma tänase päevani kannan süüd ja suurt süükoormat Tambeti, sest ma teda nii-öelda võrdlesin siis Terry Milleriga, mis küll ei ole kuidagi solvav, aga kui ma nimetasin ennast ja Markust nagu Pauliks ja Rikiks, see oli nagu kohatu võrdlus, aga põnev ikkagi, noh. et kaks nagu parimat, keda see sport on näinud on ja siis Terri on muidugi soliidne mees, aga no arvestades ma olen ka ikkagi teie treeningpartner mitu aastat, siis ma nagu arvasin, et äkki nagu mind ka hinnatakse mängijana ka nagu natukene, aga mis meil oli, mul oli MA1 võit ja Markusel oli tartsi võidud on suurimad, et kaks liidrit, kes on jaganud. ja siis oota, aga seal oli ju see ka veel, et kui meil on Paul Riki ja Terry Miller on ju, et siis Holstres Terry Miller suutis siis teha kõigile kotti. Jop see, rollid on muutunud. Iga ühel on omad säravad hetked. Absoluutselt. Okei, õpime siis natukene saatejuhte ka tundma, et me tegime siis sellise, see on natukene segaselt, meil vist kukkus välja seekord, aga me tegime niimoodi, et iga ühel on siis üks küsimus teiste kohta ja üks siis enda kohta ka. Ma teen siis alguse. Mis seos on Tambetil Keinu Kalju rajaga? Me mõlemad vastame. Võite mõlemad vastate. Tambetil Keinu Kalju, jah. No mul esimesena meenub kohe see, et Tambet siis tollel samal tüünivõistlusel läks pimedalt Keinu Kalju one roundi mängima ja ma jäi pooleli see ring. Ja ta oli ju pärast 12 tuli mees palju sa olid? 20 üle 12 midagi sellist, jah. Ja siis tulid ära. Ma arvan, et ma olin esimese 5-ga mingi 10-11 peale. Natuke vale rada, mida pimedalt mängida. Mingid umbkeelsete norrakatega ka, kes olid ka esimest korda. Jah. Ei, tegelikult mõnus. Ma ei tea, ma pakukski, et pime rada ja Tambet Nugin. Õige vastus. Teine küsimus on siis Markuse kohta ja võib-olla Mikule rohkem suunatud, et mis sa arvad, mis on Markuse kaalu eesmärk ja miks? No siin on nüüd õige vastus ja siin on vale vastus. No proovime siis vale vastust. No ma prooviks kõigepealt seda, et ma tean, et Markus on kõva noolemängija ja kui vaadata nagu stabiilsed enam nii-öelda noolemängijate sellist keskmist ehitust, siis on tihtipeale nagu, no selle jaoks ta kogub, aga et nii ta on, jah. Aga Tambet just üks päev ütles mulle, et kuule, et sa oled oma vormi kaotamas, et sa oled palju kõhnemaks jäänud. On jah, ja tegelikult see oli hirmutav, nagu arvestades nagu banding mentality't nagu ei tule kuskilt välja praegu. Ei tea, jah, ta on vist natuke, ta on rohkem selle tartsi trenni peale keskendunud, mitte söömisel. Võib-olla küll, jah. Aga tegelikult söömine annab ju diskis ka eelised, et kaugemale visata. Ja siis on Miku kohta küsimus Markusele. Väga-väga lihtne ja kiire vastus tegelikult, kui sa tead seda. Kuidas tervitada ilma prillideta olevat Mikku? Nihao. Mina ei vaata. Nihao. Tubli. Äkki näitad vaatajatele oma ausaid silmi? Ma pigem lihtsalt räägin, et ma kannatan viimased 3-4 aastat pideva kiusu all minu silmade pärast. Ma rohkem ei räägi, aga minu silmade pärast. Eks mõelge ise, mis nendega valesti on. Seda on näha. Aga ühesõnaga, okei, minu küsimused on tehtud ja kes järgmisena? Ma võtan. Minul on natukene inimlikumad küsimused. Mitu aastat olen mina sulgpalli mänginud? Mõlemad vastame. No, okei, ma proovin esimesena, sest mul ei ole õrna aimugi. Sul on vähemalt mingi aimdus. Midagi umbes on. Ma pakun 8. Ma just mõtlen, see on 7 või 9 minu arust. Aga ma mõtlen, et 9 saab olla 9. Ma pakun 7. On 9. 9 ikkagi. Ja see on pikalt teinud. Punkt mulle. Nüüd Tambet. Mis on Miku lemmiklaul? See, mida Raigo laulis käsi südamel. Mis laul see oli? Terminaator ja Kuutõbine või? Ilmselt midagi sellist ja mingid Eesti hitid kindlasti. Tegelikult õige vastus on Ferrari. Täpselt see sama, mis me enne kuulasime. Okay. Mingi kuulake, ülihea lugu. Ja nüüd Mikk. Mis on
Tambeti suurim oskus? Seda ma võin, ma ei tea, tohutult raha panna selle peale. Tambeti oskus on viimasel hetkel kõik ümber mõelda. Ma imestan, et me täna siia jõudsime, ma olin jumala kindel, et hommikul ärkan, siis teen telefoni lahti ja vaatan sõnum Tamsilt, kuule, et ma ei jõua täna, et läheb cancel'isse. Jah, ma kusjuures hommikul, ma päris ausalt ütlen, siis eile ma läksin Anniku prooviringile, siis ma saan aru, et okei, et ma ikkagi, et see võistlus ikkagi nagu mul ei jää ajaliselt, nagu see on liiga hull. Siis ma võtsin ennast maha ära ja kui ma täna hommikul nägin, et päike paistis, mõtlesin, ma kirjutan Lepasaarele, et kuule, kas tagasi saaks panna ennast. Korralik. Nii, okei. Nii, minu küsimused. Mul on ka natuke lihtsamad. Ma võib-olla küsiks kõigepealt siis Markuse käest siuke nagu avatud küsimus, et nimeta lihtsalt oma unistuste puhul ja nüüd nagu esimesed nimed, kes sul tulevad, ükskõik kes. Võivad olla täiesti suvalistest eluvaldkondadest. Täiesti suvalistest eluvaldkondadest või? Ainult artsimängeid ei tahaks. Ainult ei tohi, ühe tohid. Ainult ühe või? Teeme niimoodi, et Luke Littler, Chris Robin Sirge, kaks veel või üks veel? Üks veel või? Sina oled üks puulis. Ja Koit Toome. Sellega teeks küll mingi nädala mängu või? Koit tuleb. No nii, mul on Tampsile ka küsimus. See on nüüd, Tambet on meil suur Liverpooli austaja, kes ei tea. Vaatame, kui suur austaja ta tegelikult on. Ehk siis, mitu Premier Liiga tiitlit on Liverpoolil läbi aegade? Kas ainult Premier League'i või seda, mis oli enne Premier League'i oli see teise nimega? No see statistika, mida mina vaatasin, oli mingi 1900 algusest. Okei, siis on äkki 31. Natuke vähem. Natuke vähem. No üks pakkumine on. Oota, kas see aasta? 29. 20. Okay. Ma mõtleb ikka suuremaks oma klubi. Okei. Ja enda kohta mul oli jube keeruline ja siis mõtlesin siukse küsimuse, et kes on olnud kõige kõrgema PDG reitinguga mängija, kellega ma olen koos mänginud ja mis oli tema reiting tollel hetkel? Või mis on tema reiting täna? Eks mängija tema reiting praegu. Sa mängisid Pauliga ja mängisid mingi aeg poolis. Mis Markus arvab? Ma ei mäleta seda, kas Pauliga sa mängisid Kõrvemaal Pauli eespoolis, aga oli vist või midagi siukest, aga ma mõtlen, et kes on kõige kõrgema reitinguga mängija või? Jeremy Cowling äkki eelmisel aastal sellel European Disc Golf Festivalil. Mis Tamps pakub? Ja Paula? Ei, Paul oli sinu ees, jah. Kes ta on praegu kõige kõrgema reitinguga või? No mis ta reiting praegu on? Mis tal praegu on? Ma ei tea, ma pakun ka Jeremy. Tegelikult tead, mis see võib olla veits trikikas ka, sellepärast, et see võib olla Mauri Vilman. Ja ma mõtlesin ka selle peale, aga tegelikult on Isaac Robinson. Tookord, kui me Turkus käisime. Turkus, ja vist 1046 on tal äkki praegu. Et Mauril on natuke veel minna, aga mitte kaua. Ja sellega minu küsimus tehtud. Okei, siis enne kui tänaste teemade juurde, ega meil juba on 14 minti juba läinud. Kiirelt. Käbedad lähevad. Kiire tutvustus siis meie peamisest sponsorist ka siis Polofit, kes meil seda asja siin natukene tuuritab ja veab. Meil täna kõigil Polofiti särgid ilusti seljas. Mis siin pikalt öelda, võib-olla äkki hästi teie olete nüüd kõige rohkem, teie olete kõige pikemalt kasutanud Polofiti särki üle aasta nüüd juba, et võib-olla hästi lühidalt mingi ühe lausega kiir iseloomustus näiteks. No ma ütleksin seda, et ma kannan iga päev neid särke, ükskõik kus kohas, diski või tartsi võistlustele, et vahet ei ole, et need on tõsiselt kõige mugavamad särgid, mida ma kandnud olen, et ma eelistan seda särki iga kell puuvillassärgile, et selles suhtes need ei pane higistama, mitte kuidagi hingavad ja näevad ülishikid välja ka. Ja ma ütlekski mugav, veniv, väga tuus näeb välja, et mida veel särgilt tahta. Austus. Nii et kellel veel ei ole, meil on kohe on esimene suurem batch kaupa laos ja selle suve lõpuni või nii kaua, kuni kaupa jätkub, on meil mega hinnad ka põhimõtteliselt 50% off esimesele satsiles nii-öelda. Ja et andke minna ja kiire kuulaja, vaataja mäng ka uueks korraks on see, et me alguses rääkisime sellest sloganist ja kuna ise on raske pakkuda, et mis see on, siis võib-olla, et need, kes
võtavad selle aja ja viitsivad meie episoodi lõpuni kuulata, äkki pakuvad ise meile mingeid sloganeid, et mis kõige lahedam slogan on, mille võib-olla kasutusele võtame, siis sellele on ka kõige paremal on nagu üks Bullofiti särk näiteks välja loosida. Oota nii, et need, kes kuulavad esimesed 16 mintsi ära, et neil on siis ühesõnaga juba võimalik. Põhimõtteliselt. Vähemalt mingid, ühesõnaga, et mingid loodetavasti. Jah. Igatahes tänased teemad, hakkame siis sellega kiiremas korras pihta, alustame Eesti discgolfist, võtame kõigepealt EDGL-i etapid ette, analüüsime üleüldist, analüüsime meie mängu ja siis vaatame üle, kuidas välismaal on läinud hooaeg, kuidas välismaal mängivatel eestlastel on hooaeg läinud ja kõige lõpuks siis võtame kuulaja küsimusi, mida tuli ka siin juba terve hunnik, ma valisin 10 tükki välja, eks lõpuks vaatame, kui palju me neist päriselt nagu läbi jõuame võtta. Et võib-olla Mikk, kes meil kõige rohkem seda statistikat ja asja siin uuris, et äkki alustame siis sinust ja võtame Holstre ette, et mis toimus, kes kuidas mängis ja nii edasi. Et Eestis siis discgolfi siuke hooaeg saigi alguse Holstrega. Üsnagi ilmselt mitte üllatavalt, siis meil Mauri Villmann selle võidu sealt ka võttis. Mis oli huvitav, oli see, et Mauri mängis ju 9-9, on ju. Ja sellel tuli koondreiting mingi 1044, mis on nagu väga muljetavaldav ja tegelikult üsna siuke, ikkagi oli vahemaa sees, eks. Ja minu arust hästi põnev on see, et 2023, kui viimati karikasari Holstres oli, võitis ka Mauri, aga ta võitis selle koondskooriga 12 alla. Ja nüüd oli 9-9, ehk siis 6 viset 2 ringi peale. Holstre rajal on minu arust üsna muljetavaldav. Et ma ei tea, kuidas teil endal tundus, et võib-olla on rada nagu gramm lihtsamaks läinud, kuna nüüd, eks ole, OB alad tehti reliifarajaks, mis minu arust oli väga mõistlik muudatus. Mind ka päästis mitmel viskel. Nii et ma olen tänulik kõigile, kes selle reliifaraja välja mõtlesid. Ja Holstre tehti nii-öelda siis hoolduse poolest ka, et fairway'd laiemad, et kas sellest huvitav siis on tulnud või on lihtsalt ajas ikkagi areng on niivõrd hea, et 9 alla Holstres on nagu tummine. No kõigepealt võib-olla vaatajatele sellest, mis see relief area on ju. Et relief area on siis ala, kust mängida ei tohi. Täpselt nagu OB, võtad sinna samamoodi ala äärde, aga karistusviset ei lisandu. Ehk siis, kui sa viskad sinna alasse sisse, siis tuled sealt alast välja ja mängid ühe viskega samamoodi edasi. Sa ei saa karistada. Et aga mina arvan seda, et ikkagi tase tõuseb. Et siin on ikkagi näha seda juba, et näiteks need top 10 ja asjad ja rahadesse jõudmised muutuvad keerulisemaks selles osas, et see keskmine reiting tõuseb. Et me ju vaatasime ka seda tegelikult, et mis oli näiteks natuke rutan ette, aga jõulumäel minu meelest, et rahadesse jõuda. Pidi mängima 990 keskmist. Holstres oli natuke rohkem. See oli 992 või midagi. Ja ma jäin esimesena vist välja. Ja ongi, et sa pead juba mängima nagu tasemel selles suhtes, et kõik teevad trenni, kõik arenevad. Holstres oligi, ma vaatasin ka, et ikka üllatavalt nagu hea tase. Et tõesti, ütleme seesama 12 alla, mis 2 aastat tagasi oli, ei oleks täna poodiumilegi saanud. Aga Maurist rääkides, mul on üks huvitav perspektiiv. Ma arvan, et paljud ei ole selle peale mõtlenud, vist äkki Markusega kunagi arutasime, aga ma otsisin välja mõned nimed ja vaata, tihti peale nagu heietatakse küll, et Mauri kõige kõrgema reitinguga on ju, mis ongi tõsi, et esimene 1030 pluss, aga ma nagu nüüd alles mõistsin, et kui kõrge see reiting tegelikult on ja kuivõrd nagu, kui ladvikus see tegelikult Mauri kuulub. Ehk siis ma loen teile ette nimed, kellel on väiksem reiting kui Mauril. Mauri reiting siis 1034. Ja Maurist väiksem reiting on sellistel mängijatel nagu Joel Freeman, Corey Ellis, kes on siis ühekord majori võitja, Eagle McMahon, Emerson Keat, Aaron Gossage, näiteks ka Ezra Aderhold, Garrett Curti, Simon Lisotta, vist kas täpselt sama või ühe võrra suurem. Väga rits. Et kui niimoodi mõelda, siis paneb mõtlema, et kõik tegelikult täiesti top nimed ja Mauri on just kui reitingu poolest nendest parem. Ja kui suur tõepõhi seal sellel alla, mida on räägitud, et Euroopas ja Eestis, et siin on nagu grammike raskem saada nagu reitingut, kas seal on veel mingi see või enam? Midagi vist peaks olema äkki või? See on juba selle pealt, et vaata, näiteks kui me vaatame EDGL-e, siis fieldi reiting keskmiselt on madalam kui USAs. Ehk siis selle pealt saavad
mida tugevam on field'i reiting, seda paremini jagab rada reitingut. EDGL-il see keskmine reiting on tunduvalt madalam kui USA võistlustel ja Mauri on ikkagi mänginud vaata üle oma reitingu, ehk siis USA-s võib-olla, ma arvan, et oleks võib-olla veel parema nagu reitinguga need ringid. See panebki nagu tegelikult mind mõtlema seda, et mida Mauri USA-s teeks. No et nagu, et kui ta nagu näiteks lähekski selle sama nagu haibi pealt ja mängiks samal tasemel, et tegelikult, et kui kõrgele ta jõuda võiks. Ja, see oleks huvitav näha, aga eks seda saame tulevikus näha, kas ja kuna. Seal on kindlasti mingi harjumisperiood on ja aga iseenesest nagu tundub, et kõik asjad on olemas. Millalgi, kui me see podcast nagu jätkuvaks asjaks saab, siis Mauri oleks päris huvitav nagu külaline, et natuke tema pähe pugevata rohkem aru saada, mis ta mõtted on. Ja no siis peab teda kuidagi rääkima ka saama. Ja, aga ütleme nii, et Holstres, kes meil üldse head mängu tegid veel, mina vaatasin, mulle jäi silma, ma juba enne võistlust arvasin, et Martin Meister võiks olla üks, kes teeb Holstres head mängu, et teda küll liiga tihti kahjuks võistlustel ei näe, aga alati kui ta käib, siis esiotsas ta nimi tavaliselt on. Ja see on jumala huvitav minu meelest, et tal ongi selline nagu, ma räägin, kui sa lähed temaga metsa mängima, kus on nagu, ongi tunnelirajad, sa võid tast visata kaugemale, aga ta viskab alati täpsemini. Ja putib hästi. Jah, et seal ongi minu meelest väga nagu huvitav mängija selles suhtes, et väga hästi mängib. Oskab oma tugevusi väga hästi ära kasutada. No, absoluutselt. Ma veel lisaks juurde Chris Robin Sirge ka, kes korra läbi käis, et teine ring vist äkki 8 alla ja tegi korraliku tõusu, mis oli nagu muljetavaldav. Ja siis oli ka Gert Piirak, kes tegelikult väga head mängu tegi, teine ring natuke lagunes, aga esimene ring oli ikkagi esiotsas ja tegelikult potentsiaali tal kindlasti oli. Ma nägin süüks natukene inside infot selle kohta, et Gert käis mängimas treeningringi meie sõpradega Raimond Ratuusne ja vist Kuldar Hallika ja Mats-Erik Tõhk äkki või. Ja siis ta mängis Holstris mingi 14 peale. Nii et see, et ta võistlusel suutis nagu nii palju paremini mängida, see on nagu, kõva sõna ikkagi. Gert esitas meile paar küsimust ka. Ja võib-olla need olidki sellised ka selle mental poole pealt just, et võib-olla tal ongi seal mingid asjad, mida ta tahab veel fine-tunida, et ta nagu uurib ka selle kohta. Aga ta on vist ta on ikka noor. Ma mäletan, me isegi mängisime juniorites koos ja juba siis ma vaatasin tegelikult, et Tõmme on väga hea ja poisil kindlasti potentsiaali on, et nüüd tempeos ka juba figureerib täitsa eespool, et vahva näha, mis tast tuleb. Ja Chris on ka, tegelikult Chris on ikka nüüd ju stabiilselt kogu aeg päris hästi mängid, eestikad ja talvised ja kogu aeg nagu... Chris ongi täpselt selline nagu väike koll, et nagu, et ta on siuke vend minu meelest, keda ei saa kuskilt nagu välja lugeda, et isegi siis, kui ta on kuskil nagu tahapoole langenud, see ongi plahvatab Holstres 8 alla, on ju. Ja 8 alla on ju tegelikult meeletu ring, Mauri tegi 9. Et Chris on minu meelest on väga heade visetega ja samamoodi väga hea putte, jah. Et tal on nagu see skillset ja kõik asjad on olemas tegelikult, et mängida nagu suurepärast mängu. Ja nüüd värske tiimiliige ka, nii et meie tiimikaaslane. Tšau, Chris! Kas lisame Holstre kohta veel või äkki võtame Jõulumäe nagu ma arvan, täpsemalt et Jõulumäe just oli ka, nii et võime vabalt minna Jõulumäe juurde edasi. No minu poolt jälle sama muusika, väga mitte üllatavalt, Mauri võit, üsna veenvalt jällegi, vist 21 alla äkki, 10-11 alla, väga stabiilselt hästi ja jällegi kohalikel Eesti võistlustel ütleme 5-10 punkti üle oma reitingu keskmiselt, et hooaja algus on nagu tõotab väga head. Aga võib-olla veits statistika poolelt, et tihtipeale kui ise mängid, siis võib-olla selle statistikaga kohe ei tutvugi, aga ma küsiks võib-olla teie käest, et mis teie jaoks üldse kollasel kõige raskem ja kõige lihtsam rada oli? Sest ma võin näiteks alustada, ma arvan, et kõige raskem rada minu jaoks oli 16. Jah, statistiliselt küll, statistiliselt kindlasti 16. Mis seal sai siis? Nalja ja palju putte, aga tegelikult ma ütleks, et muidu kõige keerulisemalt mängib võib-olla isegi 9 minu jaoks. Ja ma olen kinda nõus. Mis küll läks minu jaoks seekord hästi, aga ütleme nii, et seal on täpselt see lageplats, palju tuult, kõrge korv, et selle võib-olla tooks mina välja. See nädalavahetus oli mõnusalt tuuline ka, nii et see 9 on nagu, see on päris raske, jah. Ja lihtsa poole pealt võib-olla 3, kuigi esimene ring tuli mina parriga, aga ja sama, aga 3 tegelikult on, need on ikka väga tehtav rada selle. Mind huvitas, või näiteks mul pakkus nagu see, et sul vist kuskil oli küsimus ka selle, ma ei mäleta kuskil selles notesides oli sul, et kas Jõulumäe kollane on nagu liiga lihtne rada või midagi sellist oli sul?
äkki mingi siuke mõte vähemalt? Mul korra käis see mõte läbi, aga tegelikult kui vaadata, siis nii-öelda -10 ja -11 ringid on võita. Ma ei ütleks, et see on nagu väga lihtne. Et kindlasti jõulumäe on siuke rada, kus sa pead tegema miinust, et olla eesotsas. Ja mis mulle jõuluka puhul väga meeldib, on see, et sul on võimalik agressiivselt ka iigleid saada. Et mängijana see teeb nagu oluliselt huvitavamaks, kui mul on võimalik nagu 2 väga hea viskega teenida võimalus nagu iigli jaoks. Et see, et sa lihtsalt ei saa hea viske eest nagu rasket birdit, vaid et sul on võimalik reaalselt nagu 2 miinust võtta korraga. Et see motiveerib ja nagu põhimõtteliselt ikkagi sul on saad nagu premeeritud rohkem oma heade visete eest. No mina ei ole kindlasti õige inimene praegu ütlema, et jõulumäe on lihtne rada või mis iganes, sest ei ole, ta on nagu paras amps, aga nagu lihtsalt statistika poolest mind pani mõtlema see, et rada 8 oli nagu kõige raskem. Et kui sa et lihtsalt kui panna nagu perspektiivi näiteks mingi pro-tuuri radade ja asjadega, siis kujutad ette, et kuskil pro-tuuril on sul 100 meetrit kergelt üles mäkke, ilma OB-deta ja ilma asjadeta, tegelikult päris live fairway ka, et on kõige raskem rada. Et see oli minu jaoks nagu üllatus, ma hakkasin mõtlema, et nagu ta ongi nagu, ta on täpselt siuke jõulumäe nagu selline mõnus amps on ju. Aga see oli nagu päris huvitav, et selline rada on nagu kõige raskem. Aga seal rajal on kindlasti see, et ma arvan, ütleme mingi 70 prossu eksimused on kõik paremale ja seal on nagu väga tihe ja vangla, et see teeb selle raja kindlasti raskeks. No tegelikult on veel see ka, et kuna seal puhus minu meelest, tegelikult suut alati puhub vastu, et siis isegi kui viskad nagu väga hea viske, et siis ongi see, et kas tagantkäega lähedki sinna liiga paremale või eestkäega läheb liiga vasakule, et nagu, et seal on igasugust asju, aga me vist läksime sellest üle, et mis meie kõige raskemad ja kõige lihtsamad rajad olid. Mina ütleks seda, et minu jaoks kõige lihtsam rada on rada number 12, et see on par 3. Päris huvitav valik. Ja sellepärast, et ma ei tea miks, aga see sobib mulle üli hästi, ma just Tambetile mingi päev ütlesin seal, vist kui me koos mängisime teine ring, et ma arvan, et viimased 5 või 6 ringi olen kõik sealt birdid võtnud. Et nagu mulle lihtsalt istubki see vise, lihtsalt mingisuguse kettaga forega flatis ja lasen tal minna ja lõpus tuleb tagasi ja hajub sinna korvi juurde. Aga kõige raskem rada, ma ütleks, et see võiks olla äkki siis, ma ei tea, ma ütleks isegi see 7 tegelikult, see, mis siin auku mängib. Et see õige kõrgus saada, see, et see flippi saaks piisavalt eest käega ja siis sinna auku vajuks on ju. Et aga näiteks Steven Paris läks mängima paremalt poolt. Sealt metsa vahelt, ütles, läks tee jala peale, pani silmad kinni, ütles kõva häälega, ma olen treeningringil, viskas vastu, nagu viskas võsast läbi, seal on kohe üks suur kask, või väike kask on seal, viskas vastu kaske, sai väikse kiki, ikka lendas edasi ja põhimõtteliselt jõudis minust isegi mingi nagu ring 2 putile. Okay. Minu puulis teine ring Rasmus Metsamaa viskas tagant käe rollerit ja põhimõtteliselt perfektselt tehtud, et päris pullikas on aga ringis, et see on nagu playsid on päris erinevad tollel rajal. Aga ma olen nõus, et ta on minu arust ka kõige raske rada, just selles mõttes, et ikka ringi jõuda nagu annab ikka mäntsutada seda seal. Ja kõige kergem? Ma ei ütleks, et see kõige kergem on, aga võib-olla selline nagu, mis mul on alati hästi õnnestunud ja mis minu tugevustele mängib päris hästi tegelikult isegi on nagu rada 10. Tegelikult see nagu ei ole kerge rada on ju, aga nagu see, et seal on nagu põhimõtteliselt 2 nagu samasugust fore, et viskad väikse aiserist, saad sinna platsi peale eest, et teise aiseri järgi. Võib-olla mul on see õnnestunud ka väga hästi, äkki sellepärast tundub, aga ma ei ütleks, et ta kõige kergem on, aga lihtsalt võib-olla see rada, mis mulle nagu kohe nagu sobib sinu mängule. Aga kuidas sulle teise raja avavise meeldib? Teine rada see oli nagu sa ei kujuta ette, mis seal juhtus. Selline asi, mida ma ei oleks nagu osanud vist oma elus kunagi. Vaat seal on nagu tiiala juurest mingi 5 meetri kaugusel on see mingi puidust. Oi jumal, nii. Ja ma läksin neetima, ma olin nagu nii enesekindel. Davai, let's go. Ja ma tõmbasin täie sitaga sinna sisse lihtsalt. See oli nagu, see oli päris huvitav, mis sealt nagu lõpuks välja tuli. Saad aru, ketas läks niimoodi, et läks vastu seda puitu, siis läks õhku, ja siis tegi õhus niimoodi, ma mõtlesin, et sealt tuli mingisugune, ja saad aru, ma mõtlesin, et sealt tuli mingisugune 30 grammine tükk ära, ja siis ütlesin Tamsil, et näed, kui oleks pooleks saanud, sa oleks saanud suurema jupi juurest mängida. Aga kusjuures mul oli teine ring, oli täpselt samamoodi, et ma läksin sinna tiiala peale, nagu line-upisin oma viset, ja siis vaatasin, et tegelikult siin, kui nagu madalaks jätad, siis see sein tuleb sealt ette küll. No õnneks ma mahtsin sealt üle, aga see mõte korra läbi käis. Aga kuidas muidu enda mängu siis suures pildis võistluse kokku võtate?
jõulumaa? No ma võin alustada, ma tegelikult suures plaanis olen rahul, et ma mängisin mõlemad ringid siis 7 alla üle oma reitingu ja palju jäi rajale tegelikult, et esimene päev oli mul oli väga, väga hea ring, aga 16. siis avadrive'iga olin, ütleme, 35 lühike, et pole hullu, jump puttisin ja mõtlesin, et mängin 3-ks, jumper jäi 9 meetrit lühikeseks, puttisin, siis läks alaraua pealt libises, ütleme 8 peale, mõtlesin, et oi suva, lähen panen uuesti, et julgelt võtame selle pouksi ära ja lähme edasi. Läheb uus putt ülaraua pealt teisel poole tagasi ja siis veel üks putt vasakule ketti ja siis kukkus alaraua peale maha, kindel 6 ja et sinna jäi neid stroke päris palju veel peitu ja teine ring ka mõned siuksed lihtvead, mis siis pougide näol nagu scorecardis kajastusid, olid natuke kehvad, aga suures plaanis ma jäin rahule. Ja mulle hullult meeldis see, kui me peale esimest ringi helistasime, vaata, ja siis sa ütlesid, et ma võtsin sealt 6 ajaga, mul on täiesti pohhui. Et nagu see mentaalne edasiminek ja see ka, vaata, et ma nüüd selle pealt ka ikka, sa ütlesid ka, et sa oled ülirahul praegu selle, kus nagu mentaali oled oma mänguga, et mis see nagu täpsemalt tähendab, kuidas sa siis tunned, et sinu mäng on nagu mentaali erinev näiteks see aasta võrreldes näiteks eelnevate aastatega? No ma olen tegelikult mingi hetk ma sain aru, et sa pead nagu asja tõsiselt võtma, aga ringi ajal sa pead mängima nii, nagu sul ongi nagu suva, sest et see võtab sult esiteks maha pinge. Samamoodi see aasta on esimene aasta näiteks siiamaani, kui ma tegingi seal selle putiralli, ma ei läinud kordagi nagu kuidagi närvi või ärevile, sest ma teadsin, et ma lihtsalt lähen putin uuesti, ma ei tee midagi otseselt valesti, lihtsalt put läks natuke mööda ja nii-öelda halbade asjade kokkujuhtumisel ta nagu läks kaugel uuesti. Ja ma võtsin selle 6 ära, nagu korraks oli, et nagu miks? Aga siis ma teadsin, et 17-18 on ka veel võimalik pördi võtta ja ma olen ju tegelikult ülejäänud ringi hästi mänginud, et miks ma peaks selle ühe ringis nagu terve ringi peale ühte hetke mahtusid kõik need nagu halvad visked korraga kokku. Et suva, ma lähen lihtsalt edasi ja ei jäänud nagu üldse kripeldama tegelikult, sest et ma läksin ikkagi julgelt neid putte panema ja ongi, sa pead lihtsalt suutma nagu võimalikult elutervelt võtta, et see ei tohi nagu päris nii võtta, et see on nagu ainult mu elu, et ma ainult sellele keskendungi. Et muidu sa mõtledki need asjad nagu ringi ajal liiga oluliseks, isegi kui need nagu on su jaoks tõesti nagu üliolulised, siis sa lihtsalt ringi ajal mängid endale vastu sellega. Et sinna on nagu keeruline jõuda ja see ei tähenda, et ma järgmine võistlus ei pruugi jumala närvis olla mingite asjade peale, aga see tuleb üritada säilitada ja leida see nagu võti sealt ülesse. No vaatasin Keiti story'sid peale jõulukat. See oli ka täpselt siuke asi, mis pani nagu mõtlema, sest Keitiga ju vaata mingi aeg putitrennis käis, mis ta just rääkis, et kui ta USA-s oli, et tal nagu need 3-4 meetri putid olid nagu nii närvilised, et ta ütles, mingi pulss oli 150 nagu putti. Ja siis, ja nüüd vaata, kuidas ta praegu tegelikult ju naistes nagu lihtsalt nagu kardinaalselt hävitab lihtsalt. Nagu see on, ta mängib nagu julmalt hästi, see on nagu crazy, kui hästi ta mängib tegelikult. Ja on ka see, vaata, tal oli storydes oli, et happiness is not a destination, it's a journey. Täpselt ka nagu see, et on nagu järelikult nagu aru saanud enda jaoks mingid asjad diskis on, et okei, ma tahan seda mängida, ma tahan hästi mängida, aga nagu, et hetkes nagu tuleb, mis tuleb. Ja näiteks kohe meenub ka üks mingi ülilegendaarse selle golfimängija Jack Nicholson vist oli, et küsiti mingi võistlus seda mähkis ära, võttis ka niimoodi, et pani putirallit, võttis 6 või 7 ja siis küsiti, et nagu, mis juhtus ja siis ta ütles, et ma puttisin, siis ma puttisin uuesti, siis ma puttisin uuesti, siis ma puttisin sisse. Et ei ole nagu mingit sellist, et ka siuke mega nagu eluterve suhtumine ja sellega nagu võtad hästi suvalt, lihtsalt tegin ühe viske, teise viske, kolmanda ja ükski sisse ei jäänud. Jah, just. Minu meelest Krista Raik kirjeldas ka seda väga hästi, tal oli vahepeal see, et ask me a question on ja seal Insta story, siis ta ütles hästi, et keegi küsis talt vist minu meelest siukest asja, et kuidas sa puti närviga tegeled, on ju. Või midagi sellist oli ja siis ta ütles sinna, et Eagle McMahon oli talle kunagi või oli kuulnud, et Eagle ütles seda, et why are you afraid of life? Et näiteks, et lähedki mingi, ma ei tea, 5 pealt pördit või barri või puga või tuplat või mis iganes putima, on ju. Ja siis ongi see, et nagu hirmus on, on ju. Aga tegelikult ongi see, et see on ju elu lihtsalt, et see on nagu mäng. Sa nagu nii üritad selle sisse panna. Et mina olen nagu lahti mõtestanud, näiteks nädalavahetus ma võin öelda, et ma mängisin Tabletiga teise ringi koos, on ju. Mul oli, ma arvan, mingi 4 putti eksimust kuskil 9-8 pealt, on ju, aga oligi see, et iga kord pärast putti ma mõtlesin seda, et ma andsin endast parima. Et ma ju ei lähe meelega tegelikult mööda viskama seda putti. Et mul ongi see, et nagu miks ma siis enda peale närvi lähen tegelikult, on ju. Et ongi see, et ma vaatan, korvan seal otsa ees, ma teen oma liigutuse läbi,
kui läheb sisse, siis noh, ma olen väga õnnelik, kui läheb mööda, ma tean, ma andsin ikkagi parima endast. Et noh, mul ei ole seda mõtet, et mingi, et kuule davai, et teeme nüüd niimoodi, et ma viskan meelega vasakult mööda või vasakule kettidesse kukub välja, onju. No tegelikult ei ole vaata mitte kunagi. Samamoodi tunnelite tabamisega, onju, et esimene päev näiteks 11 rajaga mul oli 0 green hitti, aga 1 birdi. Nii. Ja siis noh, oligi siukene nagu väga vastastikused tunded olid, et noh, et ma ei saa tunnelitele pihta asja, onju, ja tavaliselt pärast sellist olukorda, kui mul on nii halvasti läinud alguses, siis noh, ma väga sellest välja ei tule, onju. Aga nüüd oligi see, et seal, ma arvan 12. rajal, mis on mu lemmikrada, onju, siis seal ma mõtlesingi seda, et aga miks ma ei saa nagu edasi hästi mängida, mis mul seda takistab, onju. Tegelikult mitte miski. Et ja siis ma mõtlesingi seda, et aga ma annan ju igal pool nagu nii parima. Ja siis mul muutus nagu nii kergeks läks see olemine, et ma olin äkki toleks 1 peale või midagi siukest ja lõpetasin siis 2 alla, onju. Et ja võimalusi tegelikult oli vist veel. Et noh, nagu selline võib-olla jah, kuidas endale seda asja natuke nagu lahti mõtestada. Aga kuidas üleüldiselt võistlusega rahule jäid? No ma ütleski seda, et skoori poolest -2 ja -5 ringid noh, pole nagu ideaalne. Et tundus selline natuke nagu noh, natuke üksluine oli see esimene ring, et noh, lihtsalt nagu põhimõtteliselt toksid barre ja võib-olla mõni bogey, võib-olla paar birdit. Aga mul ei olnud kordagi sellist asja, et ma oleks nagu pahanenud. Et mul oligi see, et ma mängisingi lihtsalt mängisin. Ja ma nautisin igat viset, ükskõik kus ma seda tegin. Marger teine päev ütles mulle, et kuule, et sul oli eile roheline pusa seljas. Siis ma ütlesin, jah, mis sa seal võsa vahel tegid kogu aeg? No tegelikult täiesti aus küsimus, aga ma ei tea, mängisin discgolfi. No selles mõttes, et tegelikult olingi hästi palju, olin kuskil nagu rahvis. Aga ma ei olnud kordagi ei mõelnud seda mingi, et noh, et issand jumal, palun üks kord tee õigesti midagi, onju. Vaid oligi see mingi, et nagu, et ma päriselt üritasin seda käppi tabada, aga ma ei tabanud. Noh, mitte midagi muud. Nii ja Tamps, kuidas sul oma võistlusega? Jõulumäe, no eks ma juba teile rääkisin ka, et nagu selles mõttes, et mille üle ma olen nagu jätkuvalt uhke, mis on nüüd ilusti kandunud nagu hooaja algusest alates praeguseni on ka täpselt see, just see mentaalne nagu areng. Et ega nagu naljalt mitte miski enam nagu närvi aja, et võtad lihtsalt ühte viset ja lähed ja sooritad ja samamoodi proovid ju anda endast parima ja kui ei õnnestu, siis lähed sinna, kus see vise maandus ja teed uue viske ja siis kui see ka ei õnnestu, lähed teed uue viske. Et selles mõttes nagu noh, näiteks see 17, kus ma hakkasin toksima seal, toksisingi, paningi metsas ühe puu vahelt teise vahele, võtsin 7 ja putsin sisse ja läksin järgmisele ja panin pullikasse, nii et ongi, et ütleme, et mingi vanem versioon Tambetist peale sellist tuplat ei oleks läinud järgmise tii peale ja ei oleks ilmselt suutnud seal pullikat võtta, sest sa kannad nagu endaga kaasas seda, aga praegu ongi see, et kuna nagu enam nagu visetele ühe kaupa sellist tähendust ei anna nii palju, siis ei ole ka midagi nagu väga kaasa võtta, mis nagu suures pildis nagu väga mõjutaks. Et selles mõttes nagu on kõik hästi, aga jah, see nädal oli just see, et teisel ringil eriti, et Fore, mis nagu ongi nagu minu leivanumber on ja, nagu ei saanud seda kuidagi tööle, et ma tundsin natukene seda ka peale ringi, mõtlesin, et fookus oli ka nagu, ei olnud nagu päris 100%, et muidu on nagu see, et minu jaoks on nagu tähtis nii putil kui drive'il, et ma nagu näen seda joont, ma näen juba hops, et see läheb sinna täpselt, hakkab niimoodi lendama, aga täna nagu, või noh, siin pühapäeval eriti oli nagu natukene nagu ujus see, et ta ei olnud nagu nii fokusseeritud see, ma arvan, et sealt tuli mingeid eksimusi ja asju, noh, see sama viga tuli ka välja, mida me Tech-Diskiga oleme näinud, et mul on see Forel on tegelikult see nose up, et nüüd kohe, kui see nagu hakkab sul tugevalt välja tulema, siis ongi, noh, et ühesõnaga Forega nagu oli rohkem eksimusi, tagur oli väga hea, et nii palju, kui need viskeid sai tehtud, põhimõtteliselt kõik õnnestusid, et aga ei, selles mõttes üldiselt hooajaga rahul ja Allstrist sai see kõige suurem asi ära tehtud, et see meistrikate pilet sai kätte ja et nüüd ei ole midagi, nüüd tuleb järgmise etapp alt. No sul on selles suhtes on äge see ka, et vaata, nagu sa ütlesid nendest vigadest ülesaamine asjad, siis tegelikult Tampsi puhul minu meelest on äge see, et kui sa teed mingi lolli veha, näiteks Essasse puitu, siis sul on nagu see, et sa pead jepi. Et noh, nagu, ja ma mäletan nii hästi ühte Elva mingit nädalamängu, kus sa olid 16. rajal viskasid, esimese viskasid sinna, noh, käpist läbi ei saanud, on ju, viskasid puitu, ja siis sa olid sellest nagu, puu oli sul mingi, ma ei tea, 2 või 3 meetri peal, viskasid puitu, see kukkus su ette maha, ja siis sa vaatasid mulle taha otsa, abiks ikka. Abiks ikka natukene sai edasi. Aga ma mõtlen, et
korra võib-olla statistika äkki üle käia, mis üldse, kuidas kogu field mängis, et oligi siis kõige raskem rada, MPO ja MP40 arvestuses oligi 8. rada, mängis ainult 0,3 üle barri, aga ikkagi kõige keerulisem ja kõige lihtsam oli 3. ja 15. 0,3 alla barri, et ei olnud ka samas väga mingit sükest väga lihtsat rada ja puttimise poolest siis oli Indrek Laidoner, ainus 100% mees, esimese ringi temaga koos mängisin, aga teist ringi ta kahjuks mängima ei tulnud, ehk siis võib-olla päris nii-öelda parimaks ICP puttiks teda siiski lugeda ei saa, kuna ta teist ringi ei mänginud, esimese ringil puttis hästi, aga muidu siis Mauri Vilman 92% nädalavahetuse peale. Näiteks ongi see Green Hit Kristo Raik. Kuulsin ka seda, et Kristal on ka mäng on nagu palju paremaks läinud, et mängib nagu hästi mõistlikult. Et ja tabab liine ja siin on kohe näha, et 24 Green Hitti, 67% on ju. Et ja pulsaist kõige paremini Ville, 9 pulsa hitti, 25%. Päris tegelikult 9 pulsa hitti niimoodi mõelda. Ja no see on kõva sõna ikkagi, kui sa jõulumäel... Iga 4 rada on pullikas. Tegelikult päris rets, Putti ma vedanudki üldse. Aga liikus OCP-sid ka päris palju, et Rasmus, Metsamaa, Hannes Kurn ja Steven Paris kõik panid 4 OCP-d. Kõik 4, jah. Tegelikult 4 isegi 2 ringi peale nagu pole nii palju. Kindlasti, arvestades, et sa ikkagi saad sealt viskeid, aga 2 ringi peale 4 võib-olla ei olegi kõige rohkem, aga jah, ma võib-olla korra mainiks ka siis, et samal ajal toimus jõulumäel ka nii-öelda ammede kell. Võib-olla käime kiirelt ka amatöörklasside võitjad siis üle. Et FJ18 võitis siis Merilis Uustalu, poissjuuniorid siis 18 võitis Uku Gregor Randes, MA3 Rando Kiisa, MA2 jäi siis võitjad Viiki, ma täpselt ei tea, kes selle võitis, aga Viiki jäid siis Meelis Ellik ja leedukas siis Edvinas Tamašauskas. FA2 Lisett Pedak, FA3 Hannah Kaljur, ProMaster Women 50 võitis Heidi Talumaa, ProMaster Men 50 võitis Gunnar Ersto ja ProMaster Men 60 siis Alar Lehtmets, nii et palju õnne kõikidele nendele võitjatele. Palju õnne. Väga hästi mängitud, aga kas käime kiirelt ka ennustused üle ja siis lähme välismaa diski peale? Me arvan, et me peame siin hakkama mingeid valikuid vist tegema. Ma mõtlesin ka, et 50 tahaks hiljemalt jõuda sinna maale. Jah, kuulaja küsimusi. Aga teeme siis korra ennustused. Võib-olla võtame siis... Võtame välismaa. Võtame hästi kiiresti. Ma räägin kiirelt äkki ennustussüsteemi lihtsalt ära, et me teeme siis ka Eesti võistluste nii-öelda ED-kellide raames teeme siis ennustusvõistluse 3, kus me ennustame siis pro-päeva kõikide klasside top 3 ja meil see süsteem näeb välja niimoodi, et kui sa ennustad õigesti, ehk siis täpselt õige pakkumise, siis saad 5 punkti, eksid 3 positsiooni, saad 2 punkti, eksid pluss-miinus 7 positsiooni, saad 1 punkti. Ja hetkel siis jõulumäe kohta me ka ennustused tegime, seda juhib Tambet. Tambetil siis MPO-s ta pakkus esimene koht Mauri, teine Kristo, vabandust, see on minu. Mina pakkusin siis esimene Mauri, teine Kristo, 3. Mattias Villata, FPO-s siis esimene Keiti, teine Kaidi, 3. Kristi Junt, MP40 siis Margus Luntsi, Aimar Alesmaa, Magnus Kõur, FP40 siis Triinu Orgla, kuna seal oli ainult 4 osalejat, siis me ennustame võitjad. Need olid minu pakkumised. Kas mul on teised ka või me paneme kuskil äkki üles need? Ma arvan, et me paneme üles. Ehk siis jah, hetkel Tambet juhib punktidega 33, minul 31, Markus natuke taga 21. Ennustused saame kuskil siis täpsemalt üles panna, kui kellelgi huvi on, et neid ette lugema hetkel ei hakka. Ja siis teeme uued ennustused ka, aga ma arvan, neid peab ka... Paneme ka postitame üles siis kuskil. Aga välismaa disk? Jah, millest alustame? Võtame siis... Mängijad äkki, et kes meil hetkel üldse... Eesti mängijad on, jah. Ma arvan, käime siis kiirelt eestlased üle ja siis vaatame... Eurooplased üldse. Brief ülevaadet, mingi 5 minti ja siis... Jaa, see on väga okei. Et hetkel meil on siis põhiline kahurvägi on ikkagi Kristin, Silver ja Albert on ju. Ja tegelikult on sinna läinud see aasta ka Kaire ja Maria. Et ütleme niimoodi, et meil tegelikult eestlasi on üllatavalt palju seal. Tavaliselt on see, et Albert ja Kristin on nagu üksinda võib-olla Silver vahepeal. Et aga ikkagi Kaire nüüd see aasta minu meelest see oli väga huvitav, et kas ta siis seda muidugi ei tea täpselt, aga saigi sponsorid nagu taha korralikud ja saab lõpuks minna nagu oma unistust täitma põhimõtteliselt USA-sse, et mul on nagu väga hea meel selle üle. Ta on 2 võistlust teinud, Ja vist oli äkki Wake Open ja Open at Austin. Ja mis tulemused? Andke mulle hetk, ma kohe otsin need. See nii kaua Tambet, ma võin sulle näiteks seda öelda, et Kristini statistika on päris muljet avaldav, et 4 võistlust, 3 võitu
ja mis üks teine koht -hmm. nagu mõtle seda tegelikult seda nagu kontrasti. On tegelikult haige. Kuigi tegelikult on näha, et naised ka ju järjest paremini mängivad. Päris korralikult arenevad. Et aga minu meelest Kristin suudab ikkagi nagu kogu aeg püsida nagu sammuke sees neist. See on nagu äge, et no Kristini mäng on nagu väga soliidne ka, ütleks seda, et noh, kui ma olen vaatanud neid Disc Golf Pro Tour, et siis just sealt videodest nagu ma näen, et ta on nagu enesekindel, ta teab täpselt, mida ta viskab, no vahepeal ei tea, vahepeal eksib, aga ta läheb ka samamoodi edasi vaata nendest asjadest. Et ta teeb ka ju mingi mental coach'iga teeb mingi päris palju tööd. Ja kindlasti jah. Leidsid miski? Praegu Peede käest ma ei saanud kätte, aga ja siis on veel Albert, kes on tegelikult 2 korda 5. lõpetanud võistlused, et on ka tegelikult tubli ja vahva, et Albert ikkagi on nagu full time nii-öelda USA-s, et on äge jälgida ja kindlasti palju jõudu ja tervist talle sinna. Ja Silver samamoodi, Silveril küll oli üks põlvevigastus, mis takistas tal mingeid võistluseid, aga nüüd peaks olema juba probleem äkki korras ja vist juba ka võistleb. Vaatame äkki korra, eurooplasid on ka tegelikult USA-s päris palju, et soomlasid ja Niklas Antil ja 2 Pro Touri etappi järjest võitis, mis on tegelikult üliäge, et eurooplased suudavad ka ikkagi USA-s täitsa väga kõvasid tulemusi teha. Ja see on minu meelest ka hästi huvitav, et Niklase mäng on selline, et nüüd tal on nagu distantsi ka juurdunud, kui ta on merel aga kõvasti tööd teinud, on ju, et aga tal on ka hästi konstantne või nagu hästi stabiilne on. Et ei ole siukest asja, et ta mingi meeletult plähmiks, ei ole see, et ta võtab mingi suure numbri ja võtab mingi 80 birdit peale, on ju, vaid ongi, ta võtab vist 80 birdit. Noh, et mulle nagu ülimalt meeldib teda vaadata selles mõttes tema mängu ja tegelikult äge on see, et Discraft on kuidagi saanud päris head poisid endal kokku, et Ezra ja Paul ja Pärel on kõik tegelikult päris head mängu teinud. Ja nüüd on Riki ka ju seal. Ja Riki ka, et Kahurvägi on neil päris tummine, et nemad on seal eesotsas päris palju figureerinud ka ja tegelikult ega nii-öelda teised tipud, et Isaac ja Cannon küll ei ole nii-öelda võitnud midagi, aga statistikat jälgides siis nad ikkagi on eesotsas kogu aeg, et võiks isegi mingi osa võiks isegi analüüsida natukene, täitsa huvitav nagu see, vaata, et praegu nagu prod on hästi palju nagu on vajunud sinna nagu Discrafti poole, vaata, et Discraft on see vist, kes jõuab veel nagu maksta ja võtta ja need asjad ja Innova on ja mis seal, kas see aasta üldse midagi, mis seal toimus? Innova on väga rahulik olnud jah, MVP ka eelmine aasta tegi palju juurdevõtmised ja nüüd see aasta meil endal Mauri sinna tiimi läks, et nad on natuke midagi teinud. Aga Innova nagu endiselt ikkagi nagu diskimüüki vaadata ja kui vaadata, mida inimesed viskavad ja need asjad, siis nagu ja ma arvan, et selle pealt nad nagu, no muidugi seal on see, kui seal on ikkagi see Dave Tunipace või kes see tüüp äkki küll jah, täpselt. No kui tema on ikkagi see liider, võib-olla ta ongi nii old school vend, et ta võib-olla ei mõtle seda turundust ja asja niimoodi, et ta peab mingi hull tiim ja asjad olema. Aga ongi see, et nagu purjetavadki oma selle pealt ja paneb nagu praegu seni selles mõttes nagu hästi vaata, et hästi palju visatakse sinna vaata. Et päris huvitav nagu. Ja nüüd ongi siis Champions Cup ka kohe algamas, kus siis meil, kui ma ei eksi, siis on kokku päris palju mängeid, isegi on Albert ja Silver ja naistes siis Kristin, Anneli, Maria ja Kaire. Et Champions Cup on see aasta ka major, on ju? Ikka. Peaks olema minu arust. Et 5 päeva kestab ka ju, neljapäev, reede, laupäev, 4 päeva. Jah, pikalt kestab, et kindlasti saab olema huvitav jälgida, kuidas meie omadel siis läheb. Ja nii ongi. Aga ma tegelikult ütleks seda ka, et mina ei saa sellest aru, et kuidas Discraft jaksab nagu üleval pidada neid mängijaid. Paul, Riki, siis on ju see Ezra on ju, et nagu ja teised ka veel, et noh, tegelikult on suht huvitav, et kus see nagu raha tuleb vaata. No väga raske, ma arvan, et seda ongi täpselt nagu raske teada, aga ma arvan, et seal on ikkagi see asi, et vaata need rahad, mis vahepeal siin räägiti ja mis vahepeal olidki siin koroona ajal ja 10 aastat ja ma arvan, et nagu, no vaata, kes Leetma või keegi kirjutas pika postide sellest, et need nagu hiilgajad on selles mõttes möödas. Ja ma arvan, et kuna nagu, kes on natukenegi väiksemad, kes muidu veel jõudsid endale lubada ja kellel võib-olla praegu ei lähe nii hästi, nemad on nagu, noh, ühesõnaga, et see konkurents nagu, et kes jõuab maksta, see konkurents ongi jäänud nii väikseks, et seal ongi Discraft ja võib-olla mõni üksik veel ja kuna see nõudlus nagu sponsoreeritud mängijate järgi on jällegi tõusnud, siis ma arvan, et see, no ühesõnaga ma arvan, et tingimused on nagu muutunud. Et ma arvan, et mina arvan isiklikult, et see diil, millega Riki praegu näiteks läks nüüd Discrafti, ma arvan, et see ei ole üldse nii magus nagu Paulile.
no Paulil või ei ole üldse nagu näiteks kas või Rikil eelmine deal No, vabalt võib olla, jah. Et ma arvan lihtsalt, et need ja, need natukene stabiliseeruvad need sponsorluse hinnad ja selle pealt ilmselt nagu jõutakse ja kellel vähegi raha on ja investorid või mis iganes, et need nagu võtavad enda alla ja mina arvan, ma ei tea muidugi seda siseelu nii hästi, aga tõmbame välismaa diskile ka joone alla ja asume kuulaja küsimuste juurde. Jep. Davai, kõige magusam osa. Esimene küsimus on no nii. Ma ei tea, siin on kirjas küll, küsis, et esimene küsimus, miks Markus nii palju sööb? See pole ju normaalne, et peale suurt lõunalt alati 5-liitrine kali ja 4 kinderbuenot kaelas tanklast välja tullakse. Küsis keegi Tambet. Keegi Tambet, ei tea, kes seal olla võis? See või? See on see sama vend, kes muidu komme ei söö, aga siis kui talle pakud, siis saab mingi 3 paki komme ära. Ei, tegelikult on lihtsalt see asi, et kõht on tühi. Sööma peab. Ja bunting mentality, ma eeldan. Let's go bunting mental. Let's go bunting mental. Siis võtame siit veel mõne parema, näiteks päris hea küsimus minu arust on see, küsimustega teeme siis niimoodi. Mina tegin nüüd selle eelvaliku ära, ma esitan sind ära nii palju, kui ma jõuan praegu ja siis teie valite, mis teie arvate, et oli kõige parem küsimus. Aga mis sellest saab? Siis on Polofiti särk, nii nagu me story'd siis vabalt valitud Polofiti särk siis kõige paremale küsijale. Just. Millise Eesti raja ja mis korvi tiialal tunnete end kõige ebamugavamalt ja miks? Kõige ebamugavamalt. Ma tean, mis sinu vastus on. Roosi esimene. Jaa, aga kui nii-öelda mõelda, et suuri võistluseid Roosil nii väga ei toimu, mulle esimesena tuli kohe meelde Mäetaguse 18. Ta on nagu ülilahe rada, aga kuidagi minu kogemus võistlustel on olnud alati see, et seal on tuumatuul ja see on alati see viimane rada, ta on pikk, par 4, palju OB-d, sul võib kõik nii valesti minna seal, kui sa seda tuult natukene valesti loed. Ja mul on kuidagi, lähed sinna viimase tiiala peale just kui tegelikult on iigel mängus ja Birdi on ka ju, just kui lihtne, aga see tuul võib selle asja seal nii keeruliseks teha ja siis, kui sa satud OB-sse, pead veel minna drop zone'i, et see on tihti peale tuule tõttu kõige ebameeldivam ja kõige raskem. Rada on ülilahe, ma ei ütle midagi nagu selle kohta halvasti. Rada on üks Eesti ägedamaid tiialasid või nii-öelda siis üks rada, aga lihtsalt see tuul ja viimane korv, et sa ei taha viimasel korvil nagu ringi ära rikkuda. Aga vähemalt minu enda kogemus on see, et ma olen pigem võtnud sealt siis suuremad numbrid kui väiksemad. Ma ütleks ka, mul on ka Mäetagusega, aga mitte viimane tavaid see, mis see 15 on siis. See, kus peab mängima mingisugust puude käpist peab läbi mängima, seal on nagu OB-d igal pool ja seal on korv on veel mingi meeletu kallaku peal on ju. Et seal on nagu see asi, et esiteks esimene vise, kui puitu tõmbad alati samas, siis teine vise, lühikeseks või pikaks viskada OB-s ja kolmas on see, et putt ka, kui sa ülespoole jääd mingi 8 peale, siis sa vaatad sinna alla, sa näed mängijaid viskamas seal lihtsalt sooja tegemas mingisugune, ma ei tea, 100 meetri kaugusel, et ta on väga rits. Samas ma lisaks juurde, et need ebameeldivad rajad on alati need, kus õnnestumise korral on jälle tuju kõige parem. Kui sa suudad selle raja nagu hästi ära mängitud, siis on jälle see nagu laks, et ma tegin hästi, on nagu palju kõvem. Kuidas Tampsil üldse, mis sul? Ja mul ongi niimoodi, et see on täpselt see rada, kus on ka, et kui see õnnestub, siis ma tunnen üli hästi. Sellepärast, et see on siis Võru vana esimene. Postirada. Jah, ehk siis ma ei teagi, mis ta nüüd on, 10 või 11. Et 13 see on nagu kõva trauma ja ma arvan, et tegelikult isegi see YouTube'i videos sellest, ma arvan, ma isegi panen nagu mingi cutscene'i sellest, et mis seal nagu täpsemalt juhtus. Minu aju on nagu elu lõpuni. No nii. No vahva küsimus, täname küsijad ka. Ka veel üks päris huvitav küsimus, tegelikult väga huvitav küsimus. Mis teile EDGL-i etappidel meeldib ja milles võiks juurde panna? Kevin küsis seda. Tegelikult, see on ainult minu arvamus selles suhtes, et siin ongi see, et me räägime oma arvamustest, on ju mitte see, et mis nagu nüüd see peab olema, aga ma arvan, et võiks show'd olla. Et ma olen seda mitmel korral juba öelnud ka tegelikult, et minu meelest võiks olla oma Tea of Song. Siis võiks ollagi näiteks mingisugused, ma ei tea, esimesel päeva õhtul mingisugused, ma ei tea, puti või mingid distantsivõistlused ja mingid asjad, lihtsalt sellepärast, et see on fun. See ühendab nagu mängijaid ja minu meelest see näitab nagu seda, et kui hästi nagu mängijad ja liit teevad omavahel koostööd ka. Et ongi see, et minu meelest nendel puti või distantsivõistlustel võib kas või mingi osavõtu maks olla, vaata. Mina oleks iga kord osaleja. Mulle nagu tõsiselt meeldiks mängida, et ma nagu tahakski, et oleks jukest nagu vaatajatele mingit nagu vaatamisväärsust on ju diskis juures veits, et seda enam, et hetkel pealtvaatajaid väga palju ei ole,
et võib-olla siis nendega kuidagi saaks äkki midagi juurde tekitada. Mul praegu väga positiivne, mis mul tuli, on, et ma ei tea, kes sellega täpselt on tegelenud, aga rajad on olnud väga heas korras, et mitte midagi halba pole öelda, et just Holstra oli tehtud nagu väga viisakaks, Jõulumäel samamoodi ei oska midagi nagu halba välja tuua, et radade hooldus on olnud väga hea ja mida paremini, ma ei teagi, kui sul on mingeid ideid, sa võid enne öelda, ma pean natuke mõtlema veel. Mis mulle meeldib tegelikult on see, et meil on ikkagi selline, TDGL on ikkagi selline, et see on 2-päevane võistlus ja see on ikkagi nagu ongi rasketel radadel ja nii edasi, et meil just tuli meelde see Facebooki kommentaarium, mis siin vahepeal käis kuidagi selle ümber ja kus siis olid kommentaarid ja kus oli hästi palju like ja nii edasi ka selle kohta, et võiks nagu minna vana süsteemi peale üle, kus oli nagu ühe päevaga 2 ringi mängiti ja nii edasi, aga et mulle nagu just meeldib, et meil ikkagi on selline sellepärast, et lõpuks kui me mõtleme selle peale, et me tahame seda sporti kasvatada, siis meil peab olema ikkagi üks selline võistlusseeria nagu mängijate jaoks, kes tahavad kunagi välismaale minna ja kus on nagu Eesti eliit koos ja mis on nagu ikkagi päris võistlus. Et see mulle nagu meeldib, et seda tehakse ja seda tehakse nagu päris korralikult ka, et ja muidugi mingites asjades ikka oleks nagu saaks lahedamalt ja nii, aga et meil on ma kiirelt ütlen vahele selle, et ma ei öelnud, mis mulle meeldib, et meil on Annautser ja mulle meeldib, et meil on Jako Känd. Jah, vahvalt teeb. Ja Roger tegi ka see nädal, et ma tulin jõulukale kohale ja siis vaatasin kuskilt mingi räme haip oli üleval ja siis sain aru, et Roger hääl, et lahe, et tehakse. Roger häält oli kogu aeg terve soojendus oli kuulda tõesti, nagu ta väga hästi teeb seda. Jaa, aga mis võib-olla võiks olla, mis ma ise tahaks, oleks see, et võiks rohkem etappe olla. Et kindlasti ma arvan, mängijad ka tahaksid, aga eks kuskil on mingid piirid ja võimekuse piirid. Jah, ma olen nõus, võiks tõesti olla. Mis ei meeldi, võib-olla, ma ei tea, see ei ole otseselt, et ei meeldi, aga nagu veits on see, vaata, et mängijate arv mulle tundub, et on nagu natuke kukkunud, et ei ole kogu aeg full house, et just, et nagu ma ei kujuta ette muidugi, mis see lahendus on, paugust väga raske öelda, aga et jama, vaata eelmine aasta ka, et see meistrikad ka võiks tegelikult olla ikkagi nagu see, vaata nagu on maailmakad ja asjad, et sinna ongi, et sa peadki räigelt higistama, et sinna peale saada ja kui sa saad sinna peale, siis sa tead, et sa kuuludki Eesti parimate mängijate hulka, sa oled oma koha välja teinud, sa lähed sinna nagu ennast esindama ja nii edasi, et aga kas või eelmine aasta ju lõpuks oli see registreerimisvoor oli selline, et sa said ilma reitingut, 0 reitinguga said nagu peale, et see nagu loodame, et nagu sellele leitakse mingi lahendus, et ta võiks ikkagi selliseks prestiižseks ja selliseks jääda ja siis see mõjub nagu noortele kõigele ka hästi, ma arvan. Võtame veel paar küsimust, on ju, meil hakkab vaikselt otsa saama. Soovitused enne võistlusi, mis rutiine teete? Gerdi küsimus oli vist. Okei. No minul on nagu hästi kindel soojendusrutiin, mis ma tavaliselt teen. Et see on minu arust hea paika panna, et kui sul on kindel rutiin, kuidas sa sooja teed, sa tead alati, et sa teed nagu piisavalt. Ja ütleme nii, et mingit sellist rituaali, et ma ei tea, ma istun ja ma ei tea, mediteerin, et seda ma ei tee tavaliselt, aga tiialale jõudes lihtsalt ma nagu üritan ennast hästi kohale tuua ja ma ei lase nagu väga palju millelgi mõjutada, et ma ei hakka mingit telefoni vaatama veel viimane hetk või midagi sellist. Ja ma lähen alati soojendusel nii, et mul on nagu aega, et ma ei pea väga rushima. Ma ütleks ka just aja pool, et ei pea rushima ja ütleksin siia veel samamoodi, et nagu kindel soojendus ja mille peale ma mõtlen on see, et mu eesmärk on soojaks saada, mitte nagu perfektsust tabada seal. Et võib-olla see on paljudel mängijatel äkki midagi, mis nagu vajab nagu abi veits, et kõik, kes soojendusel viskavad, ütlevad vahepeal seal, või enamus ütlevad mingi, et ma ei tea, see ei tule täna välja või see ei tule välja. Aga tegelikult on see, et see ei ole rada, see on lihtsalt soojendus. Et mina mõtlen sellele, et ükskõik mis siin on, ma viskan ainult soojaks. Ja ma putin ainult soojaks, raeval on kõik teisiti. Ja minu rutiin on see, et ma proovin võimalikult palju teha niimoodi, et mul ei ole mingit hullurutiini. Et vaata siis, kui kunagi mäletan, kui mul hästi palju võistlusi läbi kukkus, oli selle pealt, et võistluspäev oli nagu mingi teistsugune päev. Et siis ärkasid teistmoodi ja mõtlesid teisi mõtteid ja ma ei tea, kõik elu käis nagu hullult teistmoodi ja kõik käis selle võistluse ümber, et nüüd ma tunnen, et mul on nagu endal mentaalselt juba palju lihtsamaks läinud läbi selle, et lihtsalt nagu ärkad ja lihtsalt mida iganes tahad hommikul teha. Tahan hommikul telos olla, sa olen telos, tahan seda teha, tahan kolmand, tahan käin kalal, tahan käin kalal on ja siis tulen lihtsalt kohale ja teen oma soojenduse, soojendusel ikka on enam-vähem mingi plaan olemas ja teen selle ära ja lähen mängima, et see tekitab vähem seda pinget nagu selle kõige ümber. Ma olen täitsa nõus. Okei, tegelikult siin oli palju häid küsimusi veel, ma arvan, et ja meil on üleüldse palju küsimusi veel, me jõuame kõik need järgmine nädal ette võtta, et hetkel on meil nüüd aeg otsas. Võtame kiiresti, mis küsimus meeldis kõige rohkem?
mulle meeldis see E-tegeli küsimus. mulle meeldis jälle see raja küsimus, see esimene. Mis rada tunned kõige ebamugavalt, jah? Nüüd kuidas mis sulle ma arvan, ma olen ka pigem vist selle poolt, et siuke huvitav teistsugune küsimus. Mulle see aga pani see nagu e-tegeli oma oli ka väga. Ta oli nagu selles suhtes aus, vaata, et tegelikult miks mulle too meeldis oli see, et nagu kõik tahavad tegelikult võimalikult palju arvamusi, et sellest räägitaks, vaata, et see oli minu point. Aga huvitavuse mõttes ma olen teiega nõus. Okay. Kes mul ainuke küsimus, kus mul nimi puudu on. Aga ma vaatan selle üle, võikame stories välja ilusti. Ja võitega võtame ühendust. Just. Vot, aga tegelikult läks palju ladusamalt, kui ma arvasin ja saimegi rääkida oma juttu. Ma arvan, et ma ei tea, mina olen esimese episoodiga suht rahul. Väga lahe oli, et siuke aus arvamuste avaldamine ja oma mõtetest nagu päriselt rääkimine, et ja vabas vormis ka. Mulle õiget meeldis. Nii et nüüd on kõige tähtsam see, et teie kuulajad annaks meile teada ka oma mõtteid, mis oli hästi, mis oli kehvasti, mida saaks muuta, mis teemast võiks arutada. Kõik igasugused mõtted ja ideed on oodatud, nii et ma ei tea. Ja, ma võib-olla mainime see, et me plaanime teha umbes 6 ühe episoodi, ehk siis enne järgmist episoodi 1 kuu aega ootamist ja siis kohtume uuesti. Olgu, aga tänud. Cheers, bye bye. Ciao.